kui kunge rahvas kurdsel algul istus maha sööma, siis vaane muine voorum alles kandelugu lööma. Läks aga metsa mängima, läks aga loonde lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga loonde lauluga. Sealt saivad õnn ja leebu ja loomad laululugu, siis laulis mets ja meesu ja Eesti rahvas lugu. Läks aga metsa mängima, läks aga loonde lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga loonde lauluga. Siis kõlas kaunis lauluhääl ja pärjad pandi pääle ja murruide tütred siis sai Eesti rahvas näe. Oleme jõudnud siia ühte ilusamasse paika selle vundamendi järgi. Teame, et siin asus sepikoda. Ja kus siis sepistatakse? Eks ikka sepikojas. Aga täna me tulime ja teame milleks. Oma emale pühendatud luuleridu alustab Valmar Adams sõnadega. Kui mind ilma sebis ema ja ta sebis oma väikese Valmari. Endal tal tuli lahkuda emal igaviku teele. Aga väike Valmar sirgus kasvas ja me teame, et temast sai üks kuulsamatest Eesti meestest. Ta oli kirjandusteadlane ja õpetas Tartu Ülikoolis pikki aastaid just luulet. Siin paigas andis eluõiguse oma väikesele Kustile, samuti ema. Ja ta pidi lahkuma, jättes väikese Kusti ilma emata. Ka Kusti pidi sirguma, kasvama. Ja tal vedas. Ta sai omale kasuema, keda ta kutsus mamma. Ja see mamma hoidis teda kui oma last hästi. Ja väike Kusti sirgus ja kasvas. Ja varsti hakkas ta astuma oma esimesi samme. Ta oli õpihimuline. Ta oli poiss, kes tuli ja oli ja mis temast on saanud. Võib-olla kellegi pilgud täna rändasid sellel plakatil või pildil, kust on vaatamas vastu üks mees. Ja seal pildi ümbruses on olemas nagu tema elulugu, alustades sepist, sepapajast, minnes edasi valguse poole, olles Vanemuise või Postimehe või ülikooli või olgu nende noodiridadel, olgu nendes helides. Ta tõi oma Eesti rahvale valguse. Ta pärandas suure pärandi nii sõnas kui helis. See mees oli Karl August Hermann. Päeva äärt ei ole, mu poeg. Aga vaata seal mäe taga ja teine pool jälle Põltsamaa taga. Lähed taevas maaga kokku. Ei kokku ei lähe. Vaata, kui sa lähed mäe otsa või lähed sinna Põltsamaa taha, vaata, taeva äär läheb ikka kaugemale. Võib-olla sõidad edasi ja ikka taeva äär on kaugemale. Oi, see on kaugemale. Aga papa. Kuule, tead, mu poeg, mul on kibe töö. Sina mine nüüd, mul ei ole aega rääkida sinuga enam. Mine nüüd kas Murule või Koplisse mängima. Mina lähen tööle. Küll
läksin hoopis kauge taeva ette ja jõuaksin sealt hüppaksin pilve peale ja kui üks pilveränk tuleb, kargaksin selle pääle ja sõidaks läbi õhu kergesti üle maa. Kusti, mis sina siin teed? Miks sa taeva poole vahid? Mis sa näed? Vahin sinitaevast ja valgeid pilvi. Vaatasin aga sinitaevast ja valgeid pilvi. Kas sa tahaks taevalaale saada ja sealt pilve peale istuda ja läbi õhu sõita? Tahaksin küll. Mina rääkisin papaga täna, kas ei saaks mäe taha või teine pool Põltsama taha taevala äärde. Papa ütles, et mäe ja teine pool Põltsama taga ei ole taevala äärde. Taevala äär oleva kaugel. Mina õpin ka lugema. Õpi, mina õpetan sind. Aga Kusti, kust sa nii palju raamatuid oled saanud? Raamatud on minu surnud ema päritud. Kui mina sündisin, siis suri minu ema ära. Ja siis papa võttis tema asemel praeguse mamma. Oi, lõuna juba käes. Kas tahab pärast vesiratast vaatama tulla? Tahaksin küll. Ma käin ka kodus söömas, siis tulen. Pärast näeme. Jaa. Kusti oli väga hea poiss, südamlik ja õpihimuline. Nii nagu juba sai öeldud, 5-aastaselt ta luges hästi, õpetas oma naabri Annagi lugema. Aga peale selle oli tal teisigi huvisid palju. Ta oli väga hea nikerdaja. Oma terava noaga, mille papa talle kinkis, ta voolis valmis veskiratta ja kui ilusa. Ja siis ta kutsus Anna oma vesiveskiratast vaatama, kuidas see vett veeretles. Kusti, kas sa tead, mis vesi on? Ei tea. Ma lähen küsin papa käest. Papa, Vesi Jumala poolt loodud vedelasi. Inimestele ja loomadele joogiks, puudele ja kasvudele kasteks. Kas vainuloigu vett ka juua? Ei, vainuloigu vett ei või juua. See on must. Aga kaevuvett ja allikavett võib küll. Ja vahel ka, kui suur häda käes on, võib ka ojavett ja jõevett juua, kui ta hästi puhas. Lapsepõlv, meie noorusmaa, meie unistuste aeg, kõige ilusam. Nii Kustil kui ka Annal omad unistused, mõttelend kõrgele kaugele, otsides, leides. Ja nii nad sirgusid, kasvasid. Nüüd on aga aeg edasi läinud ja me mõtleme neile, mõtleme ikka. Ja mõtleme veel lapsepõlvele tagasi igaüks, sest meil kõigil on oma unistuste aeg ju, kellel mööda saanud, aga kellel praegu olemas, oma elukevades kõige ilusamas ajas. Olgem õitsel, olgem nii, nagu oli Kusti. Kui Kusti teisel päeval jälle oja äärele läks, ei naeratanud väike Annake enam talle vastu. Surm oli ta silmakesed kinni vaatanud. Lahkelt oli neiu näokese vaadata jätnud, mis nõnda näitas, nagu oleks ta maganud. Ta oli valgesse riidesse pandud, 2 kätt rinna peal, lauluraamat ka. Karl August Hermann lõpetab oma kullerkupukese järgnevalt. 3. päeval kanti Annakese keha kirtsukeses üle välja kirikuaeda, mis kõigest versta maad eemal oli. Matusest võttis umbes 10 inimest külast osa. Köster herra Vilberg pani armsa neiukese Jumala sõnaga hauda. Kusti sai
alles siin aru, mis surm inimesest teha sai. Terveks eluajaks jäi talle oma sõbrakesest mälestus. Sügisene tuul oli ühe õiekese enneaegu maha puhunud ja kaua käis Kusti üksi ja mõtles õiekese pääle. Kuni elu tuuled muid asju silma ette tõivad ja muid mõtteid mõlgutasid. Nõnda oli see litlapane lugu sündinud, mis ilus olla ei taha, vaid üksi pildikest küla laste elust annab. Nüüd oleks palve minna edasi, kuna pilgud on siiapoole juba pööratud ja paluks siia Eino Joost. Tere, kallid Hermanni sõbrad. Minu käest on tihti küsitud, et miks mina selle Hermanni platsi eest nii hoolitsen. Ja omale on ka see nagu mõistatuseks olnud ja olen oma sugupuu läbi võtnud, et kas kuidagi sugulane ei saa olla. Aga see ei ole õnnestunud. Aga ma siiski mõtlesin välja, mis saaks põhjuseks olla. Meie vaarisa Rein Joost oli sellel ajal vallavanem, kui Hermann käis koolis. Ja nüüd, kus me oleme uurinud seda kihelkonna koolide õppesprogrammisid ja seadusi, siis selgus, et oleks olnud võimalik ka paremate, vaesemate õpilaste toetamine valla kulul, kuid seda võimaluse piires ei kasutatud. Ja Hermann pidi läbi raskuste võitlema ja siis omale haridust omandama. Ja nüüd mina arvasin, et nagu öeldakse, patud makstakse või tasutakse kolmanda põlve kätte, siis et mina pean nüüd need patud lunastama. Hermanni kohta pikemalt ma ei soovi rääkida, kuna selleks las tema laulud kõnelevad tema eest ja tema näidend Uku ja Vanemuine. Tänan. Süda tuks, mine lahti uks, siis me lähme mallega, saarde kaalu püüdema, hopsassa mallega, saarde kaalu püüdema, hopsassa mallega, saarde kaalu püüdema. Kui on hüva päärituul, lendab veneni kui kuul, siis me laega mallega, salajuttu vestata, hopsassa mallega, salajuttu vestata, hopsassa mallega, salajuttu vestata. Kui on kalad roogitud, jutud kokku räägitud, siis me lähme mallega, maalega kauplema, hopsassa mallega, maalega kauplema, hopsassa mallega, maalega kauplema. Kuju tulles kiiresti, võtan malle kaenlasse, siis me lähme mallega, pulma etteid ostema, hopsassa mallega, pulma etteid ostema.
Karl August Hermann selle laulelduse kirjutas ja miks meie seda lauleldust ette kandnud oleme. Karl August Hermanni lauleldus või ooper, nagu ta nimetas, 4 vaatuses Uku ja Vanemuine ehk Eesti rahvas ja jumalad valmis tal 1908. aastal. Helilooja oli seda kirjutanud vaheaegadega 10 aastat ja oma teose kohta kirjutab ta ise ja see on iseloomustuseks väga hästi öeldud. Et Eesti rahvuslik lauleldus meil ikka puudub, tahtsin oma teosega seda lünka täita. Võtsin laulelduse aine Eesti muinasusust ja panin pealkirjaks Uku ja Vanemuine. Lauleldusel on seega täiesti Eesti tuum ja sisu, Eesti sõna ja heli, kõla ja ilu, Eesti muru ja lepik, talu, maja, kodu oma lahkuses ja helluses, Eesti muinasaegne usk, taevas ning põrgu on uuesti üles ärganud ning elavaks saanud. Siin ilmuvad vaataja ette Eesti neiu ja peiu, naine ja mees. Peaaegu 100 aastat hiljem tõime meie Lehtse kammerkoor Uku ja Vanemuise täiesti muutmata kujul lavale. Peaosalised olid siis Lehtse kammerkoori lauljad ja tegemist oli siis 5 aastat tagasi Karl August Hermanni 145-aastase juubeliga ning meie koori 15-aastase juubeliga. Rahvakoorideks olid meil abiks veel naaberkoorid Aravetelt ja Jänedal ja osalesid ka kooriliikmete lapsed, kuna ülem jumal ning taeva ja maa looja. Vanemuine, laulu ja mängu jumal. Lemmingiine, lõbu ja rõõmu jumal. Koit, jumalik noor mees ja päikesed. Hämar, jumalik õhtu neiu ja päikese ilmutaja. Endel, perepoeg ja peigmees. Salme, Endli pruut ning armud täht. Ja sarvik, vaanduse ning kurjuse vaid. Esimene vaatus. Ma ütlen veel, et kogu ooper on lühendatud kujul ja läheb ilma vaheaegadeta. Voppel ja lepik, eespool vainu ja muru, on suvine öö. Endel ja Salme jalutavad kohvlis ning imetlevad kaunist ööd.
kes neidu kaenlasse surub ja suub. Õpetan siis inimesi armastama, panen hääled ilusasti helisema. Elust nad siis armsamini maiku saavad, kui nad üksteist armastades avitavad. Ei siis ole viha ega häda kanda, kui on maaväel inimestelt armu anda. Maa peale on pilgunud ka sarvik, kes armastajate vastu ähvardavat nädu teeb. Küll on kaunis gaasi taga, kes on sinu helil gaasi taga kaunis. Küll on nii suured see lahku lahku sinu, kes on sinu häälel armastada. Lõbus rõõmsameelne noor mees rõõmsa näoga, kes nokib ja nöökab sagedasti sarvikut ning ajab teda kõrvale, kust aga sarvik jälle välja tuleb. Puud ma laulsin haljusesse, puude oksad lehtedesse, lilleõiede looduse kõik ilusaks, trallalala, trallalala, trallalalala, trallalalala, trallala, 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 elu ja looma laululugu, siis laulised seal veesu ja Eesti rahvas läks aga metsa mängima, läks aga loonde lauluga. Läks aga metsa mängima.
pühapäeval kokku pandud ja täna on ka võimalus, kui on ta esitletud, siis võib-olla teda ka omandada. Ma palun, räägime selle raamatu tutvustusest Einar Iopil. See mees ongi praegu siin. Palun. Etendus on möödas ja nüüd võiksime küsida, kuidas oleks kulgenud Karl August Hermanni elutee, kui saatus ei oleks teda kokku viinud ühe niisuguse nimelise mehega, nagu on Gustav Heinrich Beermann. See oli Põltsamaa kihelkonna kooli õpetaja tol ajal, kui Karl August käis Põltsamaa kihelkonna koolis. Te olete kõik kuulnud, Karl August Hermann pärines väga vaesest perekonnast. Ja tänu nüüd sellele kihelkonna kooli õpetajale, tema abil sai Karl August Hermann omale tuule tiibadesse. Ma loeksin teile ühe lause paar 1990. aastal ilmunud raamatust, mida on välja andnud siis August Vahter, Karl August Hermanni päivik. Ja siin on 36. leheküljel siis. Nimelt olukord oli selline, et Karl August Hermann oli lõpetanud Põltsamaal kooli ja tal oli vaja alustada eluteed. Ta sõitis tolleaegsesse Peterburi, et seal õpinguid jätkata. Ja need laused, mis nüüd tulevad, need on siis niisugused nende vahelised jutuajamised. Nüüd oli kõik valmis ja silmapilk oli tulnud, kus ma, kes kas igavesti ehk ka kaunaks ajaks oma isamaast ja kodumaast pidin välja minema. Kibe oli see lahkumine küll. Kaua aega hoidis Beermann minu kaela ümber kinni ja me nutsime mõlemad. Seepeale andsin talle ja tema emandale südamlikult suud ja lahkusin. No haruldane kooliõpetaja, pedagoogi ja õpilase vaheline suhtlemine. Ja see ei ole mitte nüüd selles raamatus on 2 osa. Üks on nüüd tegelikult Karl August Hermanni enda kirjutatud read päevikus, aga lõpupoole on selle päeviku lõpetanud Artur Vahter dokumentide ja sellise allikate alusel. Selle kõige suurema vaeva nägija, aga mis ma sellest räägin, tema ütleb ise oma sõnad ja me kuuleme, mis tal siis öelda on. Mina koos Väino Valdmaniga koostasin nii nimetatud kultuuriloolise kaarti Karl August Hermann Kodukülas ja Põltsamaal. Siia on koondatud mitmesugust materjali, pildimaterjali ja kirjateksti. Pildimaterjal on alates Põltsamaa vaadetest, Põltsamaa kihelkonnakool, kus Karl August Hermann õppis. Tahaks tänada teid kõiki siiralt. Teie palgeil, teie silmades peegeldus, austus, väärikus ja tagasipöördumine just selle mehe poole, sellest väikesest kustist oli sirgunud meie Eestimaale üks väärikas mees. Aitäh, et te tulite ja austasite teda. Edaspidiseks teile valgust, hinge ja soojust, heisid ja sõnu kõike küllalt. Aitäh teile! Thank you.